Aitäh, kiitos. Ja järgmisena räägib Pilvi Kalhamma, kes on Espoos Emma muuseumi direktor, kes on korraldanud, kureerinud kõigi aegade kõige mahukama mäginäituse ja aidanud ka edasi mägi Kopenhaagenisse ja Lillehammerisse ja on kirjutanud ka temast artikleid. Palun. Thank you. Suur aitäh! First Lady armas Sirje Karis, Konrad Mägi sihtasutuse esindajad ja kogu publik. Mul on väga suur au siin täna olla, nii et suur aitäh teile kutse eest ja mul on väga hea meel, et olete kogunenud siia väga kaunisse Tartu linna. Thank you, Eero, for your Aitäh, Eero, selle esimese sissejuhatuse eest ning ka ajaloolise ülevaate eest, mis väga selgelt andis meile palju mõtteainet selles osas, kuidas need asjad mõjutavad meid ka praegu. Kuigi peab ütlema, et keegi ei palunud mul uurida Mägit, hoopis mina palusin eestlasi, et nad näitaksid mulle ja ütleksid mulle rohkem ja räägiksid rohkem. Aitäh, Timo, väga huvitava ettekande eest ka. Ma usun, et siin on kindlasti ka ühendusteid ja arutelu võimalusi, kui me räägime nendel samadel teemadel, aga seda siis erinevatest vaatenurkadest. Siis minu tänase konverentsi pealkiri siin olemas, või siis tähendab minu ettekande konverentsi jaoks pigem. Alustame siis. Eesti südames keset 20. sajandi alguse rahulikke maastikke elas kunstnik, kelle loomik esitas väljakutse hilisemale staatus quo'le ja määratles uuesti kunstilise väljunduse piirid. Konrad Mägi, nimi, mis ei ole Euroopa kunstiajaloos traditsiooniliselt tuttav, on tänapäeval teisiti mõtlemise sümboliks ja avangardistliku vaimu kehastuseks samuti. Mägi kunstiline teekond oli väsimatu maali, iseenda ja maailma uurimine, mida ajendas sügavale juurdunud rahutus. Minu eesmärk on mõista Mägit kui väga unikaalset kunstnikku modernismi ajastul. Ei saa piisavalt rõhutada, et modernism, nii nagu see Euroopa kunstikeskustes kujunes, on tänapäeval midagi palju enamat kui lihtsalt termin mõnede formaalsete stiilikvaliteedi omatuste kohta. Mägi puhul peame me arvestama modernismi tõelist mitmekesisust ja selle kohalikke variante. Ja käesolevas ettekandes ma keskendun 3 peamisele valdkonnale, püüdes analüüsida Mägi tähendust kanoniseeritud modernismi murdjana. Ja need 3 aspekti on reisimine kui rahutuse tunnusjoon, siis edasi avangardistliku mõtlemise ja filosoofia küsimus tolles ajastu kontekstis ning 3. stilistiline eklektika Mägi pärandina. Ja siis teen ka kokkuvõtte. Kõigepealt alustame esimesest teemast, ehk siis väsimatu rahutu reisija Mägi. Konrad Mägi kasvas üles sellel ajal, mil Eesti oli veel Vene impeeriumi mõju all. Noor kunstnik sattus kultuurilise ristule keskmesse ja see sügav tunne, et ta ei kuulu mitte kusagile, sai Mägi loomingu keskseks teemaks. Ning see rõhutab tema filosoofilisi mõtisklusi, identiteedi ja elu eesmärgi üle. Mägi rahutu liikumine ühest kohast teise ja tema meeleseisund, nii nagu me ka siin täna kuulsime juba, väljendub tema saadetud kirjades. Ja kirjad räägivad sellest, kuidas ta tundis ennast paljudes kohtades võõrandatuna. Tema kirjade põhjal saame uurida, kuidas ta analüüsib neid kohti, kus ta viibib, kuna samal ajal ta väljendab ka väga sageli oma soovi minna hoopis kusagile mujale, olla kusagil mujal. Tsitaat: Pariis on kohutav linn, kust võib leida kõike. Soome on Pariisiga võrreldes paradiis. Tsitaadi lõpp. No see minu jaoks kõlab küll nagu naljana pigem, aga küsimus ei olnud loomulikult Soomes, vaid selles,
a sense of being to et ta tundis, et ta tahab hoopis kuuluda hoopis kusagile mujale. Mägi ei olnud ainukene selle ajastu kunstnik, kes tundis ennast võõrandatuna. the history of art reveals many artists Sellepärast, et me näeme Põhjamaades ja mujal kunstiajaloos väga palju erinevaid tõrjutana tuntud kunstnikke ja eksistentsiaalne ebakindlus oli moodsa kirjanduse peamine eetos. Vastuoluliste tunnete ja karmide olude allakäik peegeldub ka nende kunstnike põlvkondade loomingus, kes rajasid oma tööd oma tunnete peale. Näiteks Soome kunstnik Ragnar Ekelund, kus tema maalidel on tühjad, igatsevad linnapildid ja seal on väga palju võõrandumise kujutisi samuti. Ja mingil kaugel moel meenutab see Ekelundi kunst ka Mägi loomingut. Mägi võõristust maailma suurlinnade ees peegeldab ka asjaolu, et ta ei kujutanud praktiliselt üldse linnade ja tänavate tempot, kuigi linnaelu ja selle tempo oli tollal moeteemaks. Suuremaks in the silence and solitude of northern nature. inspiratsiooniks oli tegelikult loodus, ta ise ka ütles, et ta tahtis tegelikult looduse üksikluses oma tööde aluseks võtta. Mägi ütles, et ta tahtis fantaseerida põhjamaise looduse vaikuses ja üksinduses ja Mägi töödes ei ole moodsat arhitektuuri, tehnoloogiat, inimesi pole peaaegu üldse ja seevastu võivad olla kurvilised muldteed, tuletornid, hüdroelektrijaamad või aidad, et maapiirkonna märgid pigem. Mägi Naapoli, Capri ja Veneetsia maalidel oleks võinud olla elavat ja lärmakat linna näha, aga selle asemel kaldus ta isegi oma linnavaadetes staatilise vaikuse poole. Tema Veneetsia maalidel jäävad rahvahulgad ja linnakeskus kusagile kaugele horisondile. Capri töödes samuti ja Ekelundi töödes ja nii nagu Timo näitas ka teistes Eesti kunstiteostes näeme me tegelikult samasugust tendentsi. Ja nagu öeldud, siis Veneetsia maalidel ei ole pigem näha rahvahulki ja linnakeskus jääb ka kusagile kaugele horisondile. Sama tegelikult kehtib ka tema Capri tööde puhul. Aga ma siiski leian, et reisimine ise väga oluliselt mõjutab Mägi töid. Ja mitte ainult sõna otseses mõttes, aga emotsionaalselt ja filosoofiliselt. Näiteks need 2 perioodi, mis ta Pariisis veetis, olid olulised, isegi kui ta ei suutnud oma mõtteid kohe ka lõuendile suunata. Mägi arusaam avangardistlikust kunstist laienes Pariisis. Ja näiteks tuleb meeles pidada, et ta elas kõigepealt ühes koloonias, kus oli 200 kunstnikku ja vaevalt, et ta kedagi teist seal üldse nägigi. Ühes äsja avatud Pariisi salongis, mida ta nägi, oli korraga väljas 3000 maali aastal 1907. Olles veetnud Eestis peaaegu piltideta lapsepõlve ja nooruse, oli ta äkki ümbritsetud maailma kunstist. Seda oli palju ja see pidi olema kogemus, mis tuli ilmselt väga lähedale talle oma identiteedile. Ja me oleksime kitsarinnalised, kui me täna ei mõistaks, et loomulikult kõike seda ei olnud tal võimalik otse lõuendile kanda. Samal ajal peame me ütlema ka, et Mägi reisid ei olnud midagi erandlikku. Sel ajal oligi niimoodi moes, see oli ajastu mood. Moodne maailm kutsus üles kiire ülemineku ideaalile ja reisimine suurendas eraldatuse tunnet veelgi. Seda temaatikat käsitleb näiteks ka Marc Auger oma kirjutistes reisimise antropoloogiast ja paika otsingutest ja paigaga mitteseotusest. Just seda peegeldab ka Mägi kunst. Maastikud muutuvad ja stiilid muutuvad kiiresti tema töödes ning tema teosed on omamoodi hetkefotod kaasaegse inimese poolt nähtud kohtadest. Need on teostatud vabas ja mittelineaarses stiilis. Kokkuvõttes võib öelda, et Mägi kogu looming tegelikult esindab moodsat meeleseisundit. Reisimine kui sihilik olemise seisund.
Let's move to the second Edasi läheme minu ettekande teise osa juurde, mis puudutab avantgardi ideid. led him to the avant Mägi teekond viis ta Euroopa avangardistliku kunstiliikumise juurde, kus ta puudus kokku oma aja radikaalse mõtlemisega. Kokkupuude modernistlike ideedega Pariisis ja ka mujal sundis teda vabanema kaanonitest. Ja uurime natuke praegu, et mis mõttes. historian professor Nagu Soome kunstiajaloolane professor Altti Kuusamo märgib, ei olnud Prantsuse Kunstiakadeemia süsteem mitte ainult oluline institutsionaalne tegija selleaegses kunstielus, in the art scene of the day, vaid see viis ka uuendusmeelse vastupanu tekkimiseni väljaspoolt. resistance on the outside. Mägist rääkides on An informal art schooling which the academy võtmeküsimes mitte legitimeeritud ja mitte formaalses kunstikoolituses, mille tegelikult akadeemiasüsteem lõi. Prestiižne kosmopoliitne kunstikeskus oli seega nii ennast korrigeeriva kui ka enesekriitilise liikumise tulemus. self-thought Metropolile elavat kunstielu otsides olid saabunud kohale ise õppinud ja mitte põlisrahva kunstnikud või mitte kohaliku rahva kunstnikud tegid Pariisist just tegelikult selle, mis see oli, ehk rahvusvahelise, intellektuaalselt mitmekesise ja põneva mõjude kogukonna. an artist just Ja äsja perifeeriast saabunud kunstnikule, nagu Mägi oli, pidi Pariis olema lõputute kohtumiste ja tohutute stiliste võimaluste põnevallikas. in this atmosphere Selles atmosfääris used kasutas Mägi looduse muljeid lõuendile jäädvustades pigmente, canvas. aga ta kasutas neid väga fantaasiarikkalt. Ta järgis Matissi teed, kes lõpetas asjade maalimise autentsete ja realistlike värvidega. Matiss kirjutas aastal 1908, et maalida sügismaastikku ei püüa ma meeles pidada, millised värvid sobivad sellele aastaajale. Mägi's paintings Ja mägimaalid annavad edasi samasugust moodsa kunsti vabadust või moodsa kunstniku vabadust, kasutades värve ja meeleolusid, et eemalduda tegeliku looduse kujutamisest ja pöördudes selle asemel looduse elujõulisuse poole maalides. so we can see Seega me näeme, et Mägi võttis avangardistlikke elemente ja mõtteviise oma töödes üle, aga samal ajal ei olnud ta mingisugune erand, adopt modernist avant saavutades ka normide lõhkumise ning ta ei võtnud modernistliku avangardismi kulinaarset või stiililist normi, nii nagu mõned teised. Ta võttis avangardi kui ideoloogia omaks selle kõige puhtamal kujul ja mina ütleksin, uskudes konventsioonide vaidlustamisse ja avangardi enda piiride nihutamisse. Nii et paradoksaalsel kombel sai temast hoopis avangardistlikuks kunstnikuks kasvades avangardi kriitiline vaatleja. Samas kui paljud teised tolle aja kunstnikud nägid oma positsiooni realistliku väljendusega piire ületavate kunstnikena. but realism wasn't Ka realism ei olnud see termin, mille vastu Mägi ise võitles. Ta astus avangardisse maalikunsti otsijana ja iseenda kui kunstniku otsijana. rebellious Mägi as we know him is Me võime ka into the image of a bohemian revolutionary öelda, et tegemist Timo already oli boheemlasliku revolutsioonilise avangardi viljelejala. Seega oli ta pigem moodsa ajastu leiutis, kui ta oli erand. Ta otsis sisenemist avangardisse perspektiivist, kus tema saaks ise oma vabal tahte korral ja kohaselt teha valikuid, mitte järgides avangardi peavoolu. Aga tema elustiil, näiteks Timo was nagu ka Timo siin selgitas detailsemalt, tema elustiil, näiteks reisimine, vaesus, retoorika, eneseväljendus, kannatused himself suffering ja see on tegelikult kõik kokku väga tavaline elustiil tollel ajastul, eriti just kunstniku elustiil. so to sum this Ja kokkuvõttes võiks öelda, et kui Mägi rändas mööda Euroopa kunstiskeenet, ei otsinud ta mitte ainult kunstilist inspiratsiooni, vaid pigem elustiili, mis teda maalikunstnikuna ka mõjutaks. in the midst of his artistic exploration Enda otsimist kunstnikuna mõtles ta eesmärgipärasuse ja sõnakuulmatuse kontekstis. Aga kuidas on seda lõuendil näha?
Kuusamoo sõnul oli värvi ja joone omamoodi vastandamise rõhutamine tol ajal seotud võimalusega võtta omaks boheemlasliku kunstniku identiteet. Nii et värv oli tegelikult justkui meetod. Ja mõte, et värv võis olla lõuendil rohkem kui lihtsalt mingi aine, ja see, mida me näeme, on tegelikult üsna intrigeeriv. Kui värv oli teistsuguse väljendamise vahend, siis kehastas see ka sidet subjekti poliitikaga. On põnev mõelda, et Konrad Mägi võis sellise idee omaks võtta, et ta võis valida värvimaali kui kunstniku identiteedi konstrueerimise vahendi. Ja see on tõesti ka loogiline, sellepärast et formaalsed stiilid olid Euroopa kunstikeskuste ja kunstnike seas väga domineerivaks aspektiks, sest värv pakkus vabamat tegutsemisvaldkonda. Samuti võime pöörata tähelepanu sellele, et värvid, mida maalijad kasutavad, on pigmendid. See tähendab, et loodusest pärinevad pigmendid on materjal, mis seob maali elava maailma ja loodusega. Nagu David Batchelor kujutab oma raamatus Kromofoobia värvide ja nendega seotud hirmude kohta, siis lääne kultuur on kogu 20. sajandi jooksul olnud üsna aktiivne värvi eitamise kultuuri viljeleja, eitades nii selle tähtsust kui ka keerukust. Ja selle tagajärjel on värv muutunud ratsionaalse lääne korra suhtes teadlikult vastanduvaks. Värv on midagi kummalist, midagi, mis räägib meile instinktide olemasolust ja asjadest, mida ei saa kontrollida. Võimalik, et värvi võtmine maalimise lähtepunktiks oli sõnum, Mägi enda visuaalne manifest. Mägi muutus oma aktiivse maalikunstiga tegelemise aastatel värvi ühe olulisemaks osaks oma modernismi brändist. Ta teadis, kas siis teadlikult või intuitiivselt, kuidas kasutada seda kultuuritroopi, mida 1900. aastate alguses nimetati boheemluseks. Võib-olla oli see tema viis võidelda kaanonite vastu. Selles mõtlemises esindavad värvid hoopis teistsugust ja peavoolu mittekuulumise tunnet, sest see oli Mägi puhul midagi väga erandlikku ka enamlikust tema kolleegidest. Mägi näib olevat kogu oma karjääri vältel olnud teiste kunstnike suhtes kriitilise pilguga ja ta ei pelganud kahtlusele seada isegi neid kolleege, kes nautisid populaarsust tol ajal. Näiteks soomlase Akseli Kallen-Kallela puhul pidas Mägi tema staatust ülehinnatuks, kuigi ta väljendas seda arvamust tunnustavalt. Sellegipoolest Mägi kriitiline suhtumine on ka seotud tema stilistiliste valikutega. Selle asemel ta otsis kunstilise väljenduse eesmärki, arvestades nähtud omaenda seisukohalt. See on Mägi mõtlemises sagedane teema ja seetõttu hoidis ta ka oma kõige karmima kriitika tavaliselt endale ja ei väljendanud seda. Ta oli tõeline enesekriitiline avangardist. Kokkuvõttes siis minu teist punkti tahan ma öelda, et Mägid tuleb vaadelda modernismi sees ja mitte sellest väljaspool. Mägi sulandas modernistlikud stiilid kergelt endasse ning Euroopa liikumised ei tundu olevat tema jaoks kuidagi ebaolulised ega ka enesestmõistetavad. Mägi biograafias kirjeldab Epner soovi määratleda end mitte ainult kunstnikuna, Mägid siis, vaid ka uuendusliku kunstnikuna. Mägi Kallen-Kallena kriitikas on ka öeldud, et tema tööd on vaadetud sellest perspektiivist. Ja ma tsiteerin. Ma endiselt arvan, et Kallen on suurepärane artist, kuigi ma hindasin teda varem suuremalt ja kõrgemalt kui nüüd. Kallen ei ole kunstile midagi uut lisanud. Ja tsitaadi lõpp.
Mägi kirjutab seda nii, et ta ikkagi mõtles modernismi progressiivse loomuse üle ning avantgardi arengute üle ka. In this sense, Selles mõttes oli ta kindlasti oma aja toode an advocate ja ka modernismi edasikandja ning esindaja. Kõik kunstnikud Euroopas tervikuna kujundasid omaenda abstraktseid idioome, sest modern ise, sest see termin ise tähendas kas uuendatud või parendatud. Erinevate stiilide kiire areng tõi kaasa nii-öelda kunsti kiirjooksu või kunstivõistluse art race, mida me oleme näinud Euroopa modernismis ja selle perioodi osaks kindlasti on ka Mägi. then we can finally move Ja siis jõuame kolmanda punkti juurde, of my presentation. Mägi's mis on stilistiline eklektisism Mägi pärandis. Mägi vastus kindlasti avantgardile sel ajal oli kartmatu stilistiline liberalism. Ta segab kokku impressionismi, ekspressionismi ja sümbolismi ning tegelikult see on igas tema pintslilöögis näha, mis on testament sellele, et ta võitleb tavapärasuse vastu. Praegusel töö ettevalmistamisel ei olnud mul võimalik uurida detailselt Mägi stilistilist vabadust, aga ma olen vaadanud seda oma essees, mis puudutab Konrad Mägi stiilitunnetust, aga teen siin mõningad märkused. Tema punktid on sellise impressionistliku lähenemise loonud nii, nagu me näeme Prantsuse perioodi töödes. Ta kaugendab end realismist ja realistide väljendusest, mida impressionistid endiselt teevad. Tema tööd on ka tavamaailma kujunditest eemal ehk tema valgus ja värvid on muutunud veidike heledamaks. Samuti on tal autonoomsed kujutatavad maastikuga seotud väljendusvõimalused. Isegi nagu meie tahame teada ja Konrad Mägi sihtasutus tahab teada, millised on need konkreetsed kohad, mida Mägi maalis. Ma arvan, et see ei ole konkreetses kohas see asi tegelikult, vaid hoopis kliima, päikesevalgus, need muljed, maastik, geoloogilised vormid, taimkate ja nii edasi. Nii nagu me näeme siin praegu Saaremaa uuringust ka aastast 1930. 13-14. Nii et see vaataja jaoks isegi see stiilivalik on teisane, vaid atmosfäär on see, mida tahetakse edasi anda. Tema eesmärk varajastel sümbolistlikel töödel ja hilisematel töödel on teistmoodi. Kui me vaatame neid maale, mis Veneetsia perioodist on pärit, siis me näeme isegi naivismi ja Kandinsky laadseid värvi kasutust. Ja kui me vaatame näiteks neid töid, mis Saadjärve puudutavad, siis see on abstraktne ja killustatud, aga portreedest me näeme, et erinevate stiilide hea kontrolli ja Mägi on. Need stilistiline paljusus, mis Mägi töödes on, tegelikult läks vastuollu puhta modernismiga, mis on väga oluline tema puhul mainida. Kui ta vahetab erinevaid stiile, siis ta näitab intensiivsust ja tujusid ning emotsioone. Ja teine näide võib-olla siin sellel slaidil veel on Saaremaa maastik ja see on suurepärane näide, milline eklistiline töö see on. Meil on siin taevas, mis on mitteortodokselt pontilistlikul viisil kujutatud ning me näeme, et väga
paksu ja stilistiliselt eristuvate pintslilöökidega on see alumine osa siin tehtud, nii et need on tegelikult kaks väga erinevat stiili, mis on kokku segatud ühes maalis. Nii et ma ütleksin, et see on täiesti häbitu maal. Tänapäevasest perspektiivist, kuna mina olen tänapäevase kunstiajaloo uurija, siis ma ütleksin niimoodi, et mägilahendused on tegelikult väga huvitavad tänapäevasest vaatenurgast, eriti kui me mõtleme selle peale, et eklektisism kui kontseptsioon, eklistilisus siis tuli tegelikult postmodernismiga sisse. Kui me näeme seda, et filosoofia on Mägi puhul erinevaid stiile kokku sobitades stilistilist puhtust naeravad postmodernistid välja selle läbi hilisemalt ning me näeme, et pidev stilistlik areng on siin välja toodud. Omal ajal on Mägi erand, kes tõlgib oma töid kaasaegsesse kunstikeelde. He was an unwitting early postmodernist. Ta oli varajane postmodernist Mägi siis või tõeline avangardistlik ja teerajaja kohaliku modernismi tarvis. Nii et me saame jõuda sellisele järeldusele, I have titled this part as Mägi as an avant-garde ja ma olen Mägi was unafraid to experiment. Mägi's art speaks to those who have... Mägi ei kartnud eksperimenteerida. Ta on avangardist, aga tegelikult avangardistlik trikster. Ta otsib sügavat identiteeti ja eesmärki. Mägi rahutus ja vastumeelsus pikemaks ajaks paigale asuda on tänapäeval näha erinevate impulsside sulandamisega tema loomingus. Tema elu ja looming tuletab meile meelde originaalset avangardismi, mitte avangardi, mis ise muutus stiili viisiks. Seega me peaksime teda nimetama avangardistiks ja avangardistlik maverik, nagu me siin termina kasutame. See on kunstnik või isik, kes tegutseb kunstivaldkonnas avameelselt ja eksperimenteerivalt, olles samal ajal ka sõltumatu ja omapäi, kaldudes sageli kõrvale valitsevatest kunstisuundadest ja traditsioonidest. Selline isik võib olla tuntud oma julge ja radikaalse kunsti pooles, mis seab kahtluse alla kunstikonventsioonid ja normid. Võib olla, et just perifeersest riigist pärit olemine andis talle loomulikult sellise suhtumise ja rohkem võimalusi kuuletuda oma isiklikele vaadetele ja tunnetele. Ei olnud vaja kuuletuda keskustele, mis lõppkokkuvõttes tegelikult tähendas seda, et kaanon tuleb ehitada lõppkokkuvõttes. Mina olen hakanud Mägi loomingut vaatama kui kaasaegset kunstni ja see vaatenurk võib tekitada rohkem küsimusi, kui anda vastuseid. Näiteks küsimus, et millal täpselt hakkab pihta moodne kunst või kus ta lõpeb. Aga minu jaoks kaasaegne kunst on suhtumine ja ma saan aru, et teatud radikalism või ka enesekriitilised vaated on siin kaasaegses kunstis toodud, mis avantgardi ideoloogiast pärinevad, siis mina arvan, et Mägi on tegelikult kaasaegsete kunstnike suhtumise voos selles mõttes. Aga ta oli väga tüüpilise oma aja toode ka. Ja seega me peame tänama kaasaegset kunsti ja uuringut praeguse olukorra eest, kus me saame kaasaegset kunsti selle mitmekesisuses veel ümber tõlgendada ja näha kõiki asju uute silmadega. Selle asemel, et jätkata kunsti kategoriseerimist, oleme jõudmas praegu olukorda, mida võiks nimetada avangardismi laiendatud valdkonnaks. Minu sõnastus on laenatud kunstiteoreetiku Rosalind Krausi kuulsast artiklist Skulptuur laiendatud valdkonnas Sculpture in Expanded Field aastast 1979, millest ta lükkab tagasi kategoorilise lähenemise kunstile, kus iga meedium on reguleeritud oma formaalsete reeglitega. Kraus kirjutas oma essee vaidlustades traditsioonilisi, normatiivseid, ettekirjutavaid ja klassifitseerivaid kontseptsioone või lihtsustatud analüüsi. Ja Krausi mõtteviis aitab meil näha kunsti kui mitmete ja mitmekesiste huvide ja tõlgenduste lavana. Ja seda Konrad Mägi ka esindab.
aitäh teile tähelepanu eest!